oleme siin viimastel päevadel lastele nii palju dressipükse õmmelnud, et mõtlesin, näitame teile ka erinevaid võimalusi, millega me kokku puutusime. No näiteks, esiteks kõik me teeme niimoodi, et kummid on reguleeritavad ja see, kuidas meie teeme, selle video on olemas koolitused.masintükkimine.ee, sealt saab tasuta vaadata, kui keegi soovib. Aga põhimõtteliselt näiteks nende pükste lugu oli see, et need on 5-aastasel tehtud ja üleni mustad ja siis andsin lapsele kätte ja siis ta ütleb, et aga vanema, kuida pidi need jalga käivad. Noh, ja siis tuli teha. Näed, dressiriidest lõikasime välja, siksakitasime siia õmbluse vahele kinni, valmis. Nüüd saab kohe aru, kuidas panna. Et see on lastel oluline. Siis, kuna see hästi vesine ja vihmane on praegu, siis tegime lausa siin erinevad suurused. Nüüd meil on lausa 3 püksid, et põlved veekindlaks. Ühel panime sileda peale, siis pärast mõtlesime, et oleks pidanud ikka, et see põlv saaks paremini liikuda, et siis väiksed õmblused siia sisse, nagu väiksed sissevõtted. Et sissevõtetega jääb kindlasti parem. Ja veel, ja muide, siis see on mööblikangas muide, et kui mööbliriied, kes müüvad, et siis hästi õhuke ja pehme, aga veekindel. Ja siis veel meil tekkis hea mõte, et kuna meil on lapsi nii palju, et siis siin on praegu hea võrrelda need 2 püksid, et näete, sellel on nagu soonik all, aga nii kui lühikeseks jäävad, sest lapsed ei kasva ju laiusesse, vaid kasvad pikkusesse, ja siis soonik on alles, siis pikemaks teha ei saa. Et siis sellepärast me olemegi nii paljud püksid teinud nii, et ei ole soonikut all, vaid on, näete, niiviisi lihtsalt ära keeratud ja kumm sees. Et kui see nüüd jääb lühikeseks, siis saab selle õmbluse lahti võtta ja sooniku alla panna, sest õmblusest tuleb veel siit paar senti juurde, pluss veel soonik, näete, saate nii palju pikemaks. Et saab rohkem kasutada. Et kõigile siis head õmblemist.